Tervist! Nii õnnelik olen. Sellepärast, et teksti Antiik-butiik kui haritud inimese visiitkaart kirjutasime koos Narva gümnasisti Arseeni Tsõroga. Õnnelik olen sellepärast, et Tsõrode perekond mu eraõpetajaks leidis 3 aastaga. Me läbisime Senjaga kõik humanitaarained, eesti keel, kirjandus, ajalugu, inglise keel, siis geograafia, bioloogia, need ei ole enam humanitaar. Me tegime need ka eestikeelseks. Kunstilugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, loovtöö, mille teemaks oli 3D printimine. Arseeni Tsõroga koos tõlkisime tema isa Deniss Tsõro kirjutatud raamatut Treideri teekond vene keelest eesti ja inglise keelde. Esiteks õppisin ma meeletult kõiki neid õppeaineid, mida me õpime koolis selleks, et elegantselt unustada, eks. Teiseks ma õppisin õpetama. Kolmandaks sain teada, mis on 3D printimine. Neljandaks omandasin krüptotreidingu põhitõed silphaaval. Viiendaks rändasin koos Arseeniga, kuivõrd ta on nõrga tervisega poiss. Siis see oli tavaline, et meie tunnid õhtuti toimusid näiteks Narva-Tallinn või Tallinn-Narva bussis, kuna ta sõitis ema ja isa vahet. Aga me käisime temaga ka Monacos, Hispaanias, Portugalis ja eriti palju korduvalt ja pikalt tegime tekste, tegime tunde ajaloost, geograafia ja inimeseõpetuseni Krasnodaris, Krasnojarski krais, kuhu tema tervis teda päris sageli üsna pikaks ajaks viis. Tore oli. Sõbraks saime, kiindusime teineteisesse ja siit ka siis 6. või 7. põhjus, miks ma olen õnnelik. 6. Ma sain teada, kui killustatud ja hüplik on reformimisest hoolimata ikkagi meie kooliprogramm. Antiikajalugu õpitakse 7. klassis ja siis see on armas, kallis aeg. Antiikkirjanduse juurde tullakse tagasi 10., 11. klassis. Miks? Veendusin selles, et 7. klassis õpitu oli absoluutselt jäljetult kadunud. Ja nüüd see 7., millega on praegu ametis kogu Eesti. Eesti keel. Arseeni on erakordselt tark poiss, särav, humoorikas, karismaatiline. Põhjus, miks ta vajas koduõpetajat, keda sai tema papa Tsõro lubada, on tõsiasi, et just siis 3 aastat tagasi mindi üle täiesti eestikeelsele õppele. Algasid vallandamiste lained, ühesõnaga kõik see, mis on käsil ka praegu ja mis praegu on põhjus, miks Virumaa Kutsehariduskeskuse õppekohtadest täitus
pool. Härra Agur läks seda teed, et kõigepealt pool aastat õpitakse selgeks eesti keel, siis hakatakse ametit õppima. Venekeelsed perekonnad arvasid teisiti. Üleni venekeelsest perekonnast, venekeelsest sõpruskonnast, venekeelsest ringkonnast pärit Senja vajas 2 mere seest välja ujumiseks 2 koduõpetajat. Reaalaineid õpetas üks mees eestikeelseks ja siis kõiki loetletud õppeaineid õpetasin mina, sellega värskendades oma enese teadmiste pagasit, mida nüüd läheb väga vaja oma erakooli loomisel, Waldorf põhimõttel, kogukonna tellimusel. Kui kodus räägitakse vene keelt, sõbrad räägivad vene keelt, paljudel teatud osa sõpradest on ingliskeelsed krüpto ja 3D printimise maastikul loomulikult, siis on absoluutselt selge, et õppida ükskõik kas eestlasest õpetajaga koolis või venelasest õpetajaga eesti keeles, mida kumbki ei oska, jätab inimese ilma hariduseta. Päris huvitav on jälgida, mis saab. Suveti Murutari Südamekool integreerib, lõimib ja põimib. Õpetan juba mitmendat suve järjest Ukrainast saabunud, aga ka mujalt saabunud inimestele, kes alustavad minuga A-1 tasemel, vähemalt B1. Andekamate puhul suvega B2 olemas. Aga see tähendab, et sa pead tegelikult oma südamekoolis, südames üles, nende inimestega päriselt koos elama 3 kuud, olles õnnelik. Jaa, meil oli teemaks antiikbutiik. Kui haritud inimese visiitkaart, kirjutame kohe pealkirjas selle liitsõna ära, termin visiitkaart, punkti ei pane, küll aga me sinuga paneme puuduvad kirjavahemärgid, kokkulahtkud, siis me vastame küsimustele täislausega ja seejärel kirjutad sina oma suhtumisest IT vajalikkusse. Kirjutasin endale siia kõigepealt lühendi IT, mitte praeguses, vaid ürgses mõttes. iidsete teadmiste IT vajalikkusse. Kuidas sul sellega lood on? Kas sa tead, kust kohast pärinevad kujundlikud väljendid, kust kohast pärinevad antiigi sugemetega legendide põhised igasuguste kordioni sõlmede raiumised, tüliõunad, Trooja hobused, rääkimata Achilluse kannast, kõnelemata millest siis veel? Sellest, kuidas veetakse mäe otsa oma kivi selleks, et see sealt kohe jälle alla veereks, eks. Küsimused näppasin. Ma võtsin need küsimused, mis sind ootavad teksti lõpus. Arseeni tookordse kirjandusõpetaja, kes koolis võttis siis vastu meie ühiseid töid, pani hinded ja 2 pealt jõudis Senja kuldmedalini. Jaa, temalt pärit küsimused just täpselt sellest räägivadki.
antiikaja ja kirjanduse 4 perioodi, kes oli inimkonna kirjandusloo alustaja, väidetavalt pime võimalik, et välja mõeldud. Eepose Ilias sisu, eepose Odüsseia sisu, millise jumaluse auks peetavatest pidustustest ja kuidas tekkis teater. Millistel teemadel olid kirjutatud Hesiodose eeposed, miks nimetati antiikteatrit ka täiskasvanute kooliks, mida tähendab Deus ex machina, orjandusliku riigikorra tekkimise aegne luuleteatri žanride tragöödia ja komöödia olemus ja autorid, teatri olemus, ehitus, dekoratsioonid, butafooria, kostüümid, masinad, ajalooline ja filosoofiline proosa ning oraatorid, olulisemad esindajad, hellenismi ajal kujunenud eleegia ja uus komöödia. Rooma perioodi kirjanduse ja kunsti inimlikuks muutumine, Vana-Kreeka 12 jumalat, nende tegevusala ja nimi Rooma kultuuris, Achilluse kant, Sisyphuse töö, Penelope kangas, Ariadne lõng, Prokrustese säng, Augeiase tallid, Tantalose piin, Gordioni sõlm, tüliõun, Oidipuse kompleks, Trooja hobune. Mis need on? Meie sinuga vormime nüüd oma elementaarse visiitkaardi. Miks butiik? Sellepärast, et sa käid selles teadmiste vallas harva tolmu pühkimas. Niisiis, see on butiik, mitte toidupood. Ka parimal võimalikul moel üles ehitatud haridus on fragmentaalne. Nii algab meie sissejuhatus kui teksti elementaarne algus. See pusle kirjutamegi mitte 2 Z-ga, puslest ongi saanud pusle. Saab lollikindlam kokku, lollikindlam koma, tingimuslik kui ta moodustub tervikliku panoraamina, koolon, ja loetleme, mis selle tervikliku panoraami osad on. Antiikajalugu, kõik 3 sõna koos, kirjandus, kunst ja muusika, tervikpildina 1 sõna. Kuivõrd materjal on mahukas, ma seekord loetelude vahelt ära ei noppinud komasid. Sa ju oskad. Ja jätsin ka pealkirjade ümber jutumärgid alles. Sa ju tead. Niisiis, panoraam peaks olema epohhi tervik. Steiner. Ahaa. Siiski on võimalik ka hüpliku koma pinnapealse 1 sõna, missuguse haridussüsteemi 1 sõna, poolitusmärk rea lõpus, kiuste leida kaosest ivasid, koma, mis kehtivad tänapäevalgi 1 sõna, tänapäevalgi. See on nüüd siis meie sissejuhatus, mis hoiatab õppematerjali omandajat selle eest, et tuleb päris tihe andmine. Teemaarendus. Antiikaeg 1 sõna ja sidekriips kirjandus. Niisiis, antiikaeg ja antiikkirjandus jaguneb 4 perioodiks. Koolon, loetleme. Arhailine 8. 5. sajandini enne Kristust. Vaata, väike E, suur K, sest see on Kristuse nimest, lühendatud nõukogude ajal, siis kui usku ei olnud ja Kristus oli täitsa ära surnud. Siis oli EMA enne meie aja arvamist
mis tegelikult oli ikkagi Kristuse sünd. Nüüd oleme ausad, niisiis eekr ilma punktita. Attika väikese tähega 5. kuni 4. 5. kuni 4. -sajandini kokku. Hellenism 4. esimese ning Rooma aeg ja kirjandus 6. sajandini meie aja arvamise järgi. Kirjutame aja arvamise kokku meie aja arvamise järgi. Uus lõik, lõiku üle 2-3 lause me ei kirjuta. Papüürusel ja kivitahvlitel üks sõna, materjal, millest tahvel tehti, tahvli liik. Talletatu jätab otsad lahti, kas 2800 aastat tagasi võib olla loonud ja lehvinud, siin me kirjutame võib-olla kokku, maybe, võib olla loonud ja lehvinud inimene päriselt elas ja eeposed kirjutas. Paarkümmend kokku kaarekesega sajandit hiljem tegutsenud Shakespeare võib-olla jätame lahku, sest ta võib olla samamoodi üks sõna, kollektiivi koondkuju, üks sõna. Homeros, kes kirjutas arvatavasti nii eeposed kui hümnid, ilma komata kui hümnid, siin saab põimlause kiilukene otsa, sest pealause Homeros oli. Sellest siis see tagumine sälakavall, oli 8. punkt järgarv. Sajandil enne Kristust, ikka see punktita lühend, elanud ja tegutsenud pime poeet. Trooja sõda, mis tema eluajal, pigem kokku, lahus ei ole ka vale, tema eluajal toimus, sest pealause on Trooja sõda kujundas nii tema elu kui inimkonna, ilma komata kui, kirjanduse alustekstid. Üks sõna. Üks on Jumalal, Homerosel ja Shakespeare'il, kuna Shakespeare hääldub üht ja kirjapilt on teistmoodi, saame panna käände lõpu üla, apostroofi abiga. Shakespeare'il ühine mõttekriips, pikema hingamise hetk, hea turvaline kirjavahemärk, see tiree. Nad on sümpaatsed habemega, usaldusväärsed, üks sõna, isakujud, üks sõna. Me tahame sellist presidenti ka. Turvalised taadid, keda üha uuesti lavastada ning kelle loomingust inspireerituna ka teiste rahvaste eeposed. Rahvalauludest üks sõna, kokku, punuda, lahku. Joonia, ei ole, siin ei ole koma. Joonia maakond, just. Maakond kokku, ei ole koma. Joonia maakond, kus poeet oletatavasti elas, ei ole Ion ega Joonia, jotiga. Ioonia sambad on, Dooria sambad on ehituskunstis, kotisambad on. Niisiis
ei ole ioon ega joonija ja võrreldes nende aegadega pole inimkond mitte midagi õppinud. Vana testament, Toora ja Koraan ees, pühakirjad on meil ilma jutumärkideta, ees, Uus testament ja tänased taiesed järel, mõttekriips. Ikka kirjutame tuhandeid nimesid hauakividele, üks sõna, ning ajame sadu ohvreid vennashaudadesse, üks sõna. Uus lõik, uus aeg. Aitäh. Oletatavasti lootis Homeros, et eeposed saavad hoiatavaks materjaliks, mis võtab kokku viimse sõja koledused. Hemingway lootis täpselt sama. Juhan Peegel ka. Eepos Ilias, jutumärgid alles, algavad alt, jutustab Trooja sõja 10. aastast. Achilluselt röövitakse orjatarist armuke, tapetakse tema sõber Patroklos ning ta ise tapab Hektori. Parise noolest surnud Heerose enesesäilme taga leiti tänase Dnipropetrovski aladelt Nikopolisest. See on Ukrainas muuseas üks sõna. Kõige muu seas, nüüd on lahus, näitasin Arseenile ja nüüd näitan sinule, mis juhul on koos, millal lahus. Nüüd kõige muu seas on lahus, mida inimkond ikka veel õppima peab. Odüsseia, millest pärineb eksirännakute rännakuliik, üks sõna. Eksirännakute kohta käiv Odüsseia sõna kui sõna ümber tekstis on ka jutumärgid. Odüsseia sõna kõneleb Odüsseuse rännakutest pärast Trooja sõda. 24, 2 tosinat laulu räägivad lisaks arvukaid nimesid ja lugusid sisaldavate ekslemiste ajal teda truult ootavast ja kosilasi tõrjudes oma sümboolset kangast kudunud Penelopest. Penelopel olid hõbejänesed. Püüdes samasooliste üks sõna, teemavahetus, mõttevahetus, reavahetus, taandrida ja uus lõik. Liigendagem. Ei pane Penelopet ja LGBT-d ühte lõiku, aitäh, jah. Püüdes samasooliste üks sõna abielusid moodsalt legaliseerida, pole inimkond tänini vanamoodsast üks sõna polügaamiast välja kasvanud. Muudkui abiellume monogaamseks ja siis lähme tagasi ära sinna vabade suhete valdkonda avatult. Raamatud ja filmid kirjeldavad üht ja sama jalgratast, üks sõna. Aina uuesti uuesti leiutades, millist kaost külvab mitme naise pidamine, kõik 3 sõna kokku, see on termin, haarem. Psühholoogid jutustavad õpetlikke, 2 K-d, õpetlikke. Milliste 2 K-d õpetlikke, milliseid? Osastav. Lugusid sellest, kuidas uue aja haiged
nartsissistid, kelle levik maal on pandeemiline, ehk siin sai kiil läbi põimlausest, tagumine koma, olgu olla, olemuselt truudusetuna, isegi kangelaslikult punnitatud truudusest oma ohvri orjastamise relva teevad. Ma olen sulle truu, tasu mulle selle eest oma hingerahu, aja, eneseväärikuse, raha, eneseteostuse, kõigega. Näed, maksa mu truuduse eest. Kuni lõbujanu, üks sõna, pääseb alla ning massilised meelehaiged, üks sõna, haigete liik, peavad järgmised ohvrid leidma. Eelmine läheb minema. Ellu tahab jääda. Teater sündis inimeste esinemise ja lõbutsemise soovist. Viinamarja liik, üks sõna, ja veini jumalale, see on nüüd väikese tähega, sellepärast, et ta ei ole see üleüldine suure tähega jumal. Ja ühtlasi me pidame sellele jumalale külge pookima järgmisi asju. Viinamarja sidekriips ja veini jumalale üks sõna. Nii siis viinamarja jumal ja veini jumal. Dionüüsosele pühendatud pidustuste ajal viidi rahvakogunemised, üks sõna, rongkäigud, üks sõna, paraadid ja mängud mõistlikult mäenõlvale, üks sõna. Ülevalt alla vaadates astmeliselt rohkem rahvast saab vaatemängudest osa. Ahhaa. Ning sealt saadigi inspiratsioon teatri rajamiseks. Kolosseum, Rooma, ja Londoni muusikaliteatrid. Kui me ei kirjutaks kokku, oleks Londoni muusikali ja sellele kuuluvad teatrid. Muusikaliteatrid, üks sõna, neid on seal 10, on nii sisult kui vormilt üsna samasugused, üks sõna, nähtused. Kõrvuti Homerose teenete ja teatri sünniga kirjutas Hesiodos õpetlikke eeposeid. Eestlasi õpetasid samal moel 2 sajandi eest kirikuõpetajad, üks sõna, ja hiljem poeet-poliitikud. See võib olla päris kokku, aga siia võib panna vahele ka sidekriipsu. Poeet-poliitikuteks nimetasime noorhärrad Sõroga inimesed, kes olid päratult andekad kirjanikud nagu Kailit, aga samas olid ka valitsuses, osalesid riigi juhtimises ja mõjusid inspireerivalt Lennart Merile, kõigi aegade kõige president. Tegelik täiskasvanute, üks sõna, kool oli teater. Ilmast ja inimestest jutustavad etendused kestsid 3 päeva. Me siin kiidame end vapruse eest. Tõde ja õigust või Avatari vaadates kinos 3,5 tundi vastu pidada. Neisse vaatemängudesse, üks sõna, sekkuv jumal, nüüd suure jotuga, sest nüüd on ta see jumalate jumal, saabus reeglina mehaaniliselt tõstukil. Deus ex machina tähendab ka tänapäeval. See on siis loomulikult üks sõna, sama koma, mida välk selgest taevast
väljendid jutumärkide sees, välk selgest taevast, kooma, klaver põõsas või ufo. 21. punkt. Järgarv on ainus number, mille järel tegelikult punkt käib. Ainus. 21. sajandi etendusi ega filme enam ulmeta ette ei kujuta. Antiiklüürika, üks sõna, mõttekriips. Sõna lüürika pärineb lüüra nimelisest, üks sõna. Muusikariistast, kokku riistaliik, koma, mille saatel luuletuste autor need isiklikult ette kandis. Jälle mõttekriips, sest siis saimegi 2 tire embusesse kilo. Pealause on antiiklüürika jaguneb, loetleme, eleegia, jamb ja monoodiline meelika, mida me Senjaga kippusime ütlema meloodiline moonika. Haritud inimesele võiksid nende autoritena meelde jääda võlusõnad, üks sõna, Tyrtaios ja Solon, Archeologos ja Semonides ning Alkaios ja Safo. See naine elas Lesbose saarel, kust on pärit LGBT lipu alla kuuluvad temakesed nimeldasa. Koorilüürika, üks sõna, kaasas, 3. välde, kaasas. Pärsse koos laulma, ei kirjuta me koos laulmist kokku, sest siin on eestäiend. Pärsse koos laulma, rahva hulgad, üks sõna, koma, mis on eestlastele väikese tähega. Kui laulupidude üks sõna, pidude liik, rahvale vägagi tuttav koos loomise, nii koos kui lahus on õige, ja kogemise moodus. Teater, selgelt uuslik, uus teema, kasutab ka tänapäeval üks sõna, genre, tragöödia ja komöödia. Antiigis kirjutas komöödiaid Aristofanes ning tragöödiaid Aeschylus, Sophokles ja Euripides. Sophoklese kohvik oli minu ajal ülikooli peahoone keldris võlvidega. Amfiteatrites üks sõna, teatriliik, termin, mängisid näitlejad lugusid, piltlikult öeldes augus. Võid panna koma või mõttekriipsu, kuidas soovid. Astmetena kerkivate publiku istmete kokku keskel. Joi, ja kliima oli hoopis teine. Usu mind. Lava kujundati maalitud kardinate ja dekoratsioonidega, koma, näitlejatel olid pikkuse lisamiseks jalas koturnid, needsamad platvormid, ülikõrged kablukad, mis on meil ka praegu vahelduvalt moes, väga raske käia, võimatu autot juhtida. Ning nende emotsionaalsed maskid maaliti liialdatud värvide ja värvingutega. Sedasi loodi niinimetatud lühendid ilma punktita, suure plaani illusioon. Varajane proosa jagunes
ajalooliseks ja filosoofiliseks. Ükses autorid Xenofon, Demosthenes, Platon ja Aristoteles olid ühtlasi oraatorid, kes oma kirjatööd üks sõna ise ka tänulikele kuulajatele ette kandsid. Tänapäeval ikka on see meil üks sõna, et mitte olla tähenduses tänapäeval, praegu, tänapäeval. Loevad autorid või artistid raamatuid kuulderaamatuteks. Üks sõna, see on siis teatavasti audioraamat, kuulderaamat või videoteks. Hellenistlik kultuur täiustas luulet, lisandusid eleegia ja epigramm. Ka uut tüüpi kokku komöödiates nagu ka luuletustes hakati aina enam kirjeldama inimolemust, üks sõna ja tundeid. Tundus, et rahvad on sõdadest ja nende kirjeldustest väsinud. Rooma aeg tõi antiikkultuuri, üks sõna, kolmas välde, kultuuri, ja kirjandusse seiklused ja armastused, ajaloost jutustavaid teoseid huvitas pigem kunsti ja kultuurilugu, üks sõna, kui lõputud sõjakäigud kokku, võrdlev kui selle, et meil ei käi. Arvasime, et teine maailmasõda, kõik kolm sõna koos, teist maailmasõda kujutades lõpetame selle teema. Arvakem uuesti. Jumalate nimesid neist aegadest teame tänapäeval ikka kokku nii tänu planeetide nimedele kui sellele, nii kui ka ilma komata, kui et maausuliste üks sõna jumaluste süsteem on ka siin mail üks sõna. Vana-Kreeka Rooma, kirjutame sedasi, Vana-Kreeka kokku karekesega, sidekriips Rooma. Kui me kirjutaksime ilma sidekriipsuta Vana-Kreeka Rooma, siis oleks sinu teksti lugejal päris suur pusimine sõnast aru saada. Vana-Kreeka Rooma taevase hierarhiaga sarnane. Zeus, Roomas siis Jupiter, niisiis esimesed on meil Kreeka jumaluste nimed ja siis sulgude sees on Rooma sama. Üsna sama on ka Põhjalas ja Eesti mausulistel. Vot kus lugu. Zeus, Jupiter kui peajumal, üks sõna, muidu oleks meil jutuks kehaosa jumal, peajumal, tiitel. On taeva, vihma ja äikese tooja ning jumalate kuningas. Tal on oma naise Heraga, kes on ühtlasi tema õde. 4 last. Abieluvälised, kõik 3 sõna kokku. Järglased on kuulsamad, ehk siis need 4 last oma õega jäävad meil siin nimedeta, küll aga tegi tubli Zeus väljaspool abielu sellised tegelased nagu Hermes, Herakles, Artemis ja Dionysos. Tubli mees. Poseidon ehk siis Nepton, mõttekriips.
Pangem ja sulgude järel alati nüüd siis kogu selles jadas tireed. Poseidon, Neptun, Tiree, jõesidekriips ja merejumal kokku. Jõejumal ja merejumal, eks. Meremeeste üks sõna, muidu kuuluks mehed merele, mis vastab tõele, aga sõna on meremees, taruirara. Loomade ja hobuste kaitsja, sellest määratlusest näed, hobust ei peetud loomaks. Hobune on olnud kultuuriloos Jumalaga väga lähedastes suhetes, inimesega võrdsel positsioonil olend. Et mitte öelda pooljumal. Aga ka maavärinate üks sõna, tormide ja üleujutuste kokku põhjustaja. Hades, Pluto, Tiree, surnute allilma üks sõna ja see ei ole maffia, allilm, manala, toonela. Ja jõukuse jumal, Zeusi ja Poseidoni vend. Demeter, Ceres, Tiree, põllumajanduse üks sõna ja näi, sealt on tulnud nii mitmesse keelde põllumajanduslik sõna cereal. Kui äge. Põllumajanduse jumal, Hera, Juno, Tiree, Neitsili koldejumalanna, üks sõna, Kroonose ja Rea tütar. Kroonos, aeg. Mul on talli peale kirjutatud nii. Ares, Marss, Tiree, sõjajumal, üks sõna, kahjuks ikka aktuaalne. Sõjakoleduste üks sõna, sümboliseerija, ja jott. Mõõk, kilp ja kiiver. Ateena, Minerva, Tiree, tarkuse ja sõja õilsama poole sümbol. Alaks, kunstid ja tarkus. Apollon ehk Apollo, no kes siis kino või raamatupoodi ei teaks. Tiree, muusikakunstide ja päikese jumal, ta kehastab noorust ja ilu, sümboliteks harf, loorber ja madu. Nii on. Afrodite, Veenus, Tiree, ilu ja armastuse jumalanna, madruste ja prostituutide kaitsja, sümboliteks delfiin, tuvi, roos ja merikarp, üks sõna. Kasutame ka sõna merekarp, merikarp. Tema kuulsaim laps on abieluvälisest, 3 sõna kokku, suhtest Aresega sündinud Eros. Palju õnne kõik olnud olevased ja tulevased Erod. Sohilapsed. Hermes, Merkurius, Tiree, kaubanduse rikkuse, aga ka varaste ja kerjuste jumal, kelle tema isa Zeus sigitas nümf Maiaga ning kes on tuntud tiibadega sandaalide poolest. Artemis, Diana, Tiree, jahi, looduse ja vooruse jumalanna Apolloni, kaksikõde, üks sõna, kaksikõde, kelle varustuseks on kuu,
kits ja vibu. Hephaistos, vulkanos, tire, tule, metallurgia ja käsitöö üks sõna, jumal, mõttekriips, koma võib ka olla, aga pigem siiski mõttekriips. Koole ja lombakas sepp, koma, kes seppistas relvi ja raudrüüsid, üks sõna, ning keda sümboliseerivad loomulikult haamer ja alasi, sepp ju. Achilleuse kanda on müüt inimlikust nõrkusest, tema kanda tähenduses tassida. Achilleuse kanda on müüt inimlikust nõrkusest, kooma, tema kanda, jalaosa. Teame Iliasest, koolon sobib siia väga hästi. Nüüd selgitame, mis selle kannaga juhtus ja miks seda müüti sajandeid edasi kantakse. Ambroosia ja nektar pidid ta surematuks tegema sellesama ambroosia ja nektari pärast seni viimases 3. avataris tapetakse 100 000 vaalu, et saada kätte vaala nektar. Ja see pidi ta surematuks tegema, ent ema hoidis teda nende sees vannitades kannast ning see sümboliseeribki ainsat nõrka kohta. Sutsti. Sisyfose töö on antiigis hiiglasliku kivi mäkke tassimise ja selle pideva tagasi alla veeremisega võrreldav ränk, aga see-eest mõttetu töö. See-eest üks sõna, kõik 4 e-d kõrvuti. Ja me ei kirjuta siin ühtegi sõna kokku sel lihtsal põhjusel, et iga sõna ees on täiend, laiend. Hiiglasliku kivi mäkke tassimine jääb lahku. Pidev tagasi alla veeremine jääb lahku. Penelope kangas on Odüsseia rännakute ajal meest koju oodanud truu naise kootud, lõppmatu, katkematu, seal vahel on hästi kohane ja kaunis üks sidekriips. Lõppmatu, katkematu ustavuse sümbol. Ariadne lõngaga tähendab, seesugune aga on ilma komata, eespool oli ka üks niisugune ilma komata, aga Ariadne lõng aga tähendab praegusel ajal juhtnööri, üks sõna, koma, mida järgides eksida ei saa. Prokrustese säng on inimesele piinavalt kitsa ja sobimatu koha sümbol. Augeiase tallid, koma, mis üha sõnnikuga täituvad. Koma, see oli kiil, pealause on, Augeiase tallid on igale rutiinse töö tegijale, jääb lahku. Töötegija iseenesest nagu oleks liitsõna, kuivõrd me teda täiendame rutiinse töö tegijale, jääb lahku. Tuttav teema. Tantalose piin ootab Robin Hoodiga analoogselt rikkuste ümberjagajat. Selle ümberjagajaga on nüüd nii, et selle sa võid kirjutada nii kokku kui lahku. Rikkuste ümberjagaja lahus, rikkuste ümberjagaja koos. Valik on sinu. Surelikuna jumalate lauas einestanud ja sealt inimestele
toitu varastanu ei saa nüüd igavesti näljase janusena, seal vahel on sidekriips, näljase janusena iialgi oma nina ees ahvatlevat toitu ega vett kätte. Ega on eitav vorm sõnast või, see on ei ka. Ja ning ega või nende ette koma ei käi. Gordioni sõlm ühendas sõjavankri üks sõna, nahkrihmade üks sõna, keerukas sõlmega hobuste taha, koma. Oraakel ennustas sõlme harutajale, see võib olla nii koos kui lahus, sõlme harutajale kogu maavalduse üks sõna. Koma või siis tead, pangem siia mõttekriips, sest enne juba olid komad ja et nüüd liitlause kaks eraldiseisvat tiiva, falanksit omavahel ühendada ja samas lahutada on ikka minu lemmik tiree. Maavalduse mõttekriips Aleksander Suur raius sõlme mõõgaga läbi ja sõjad kestavad tänaseni. Jälle mõttekriips. Nüüd on Aleksander Suur ilusti tireede vahel varjus. Sõlm ise sümboliseerib räpakaid lahendusi. Tüliõun, üks sõna, ei ole õunaliik, vaid termin. Ja see tähendas algselt ilu pärast kakelnud naiste tüli põhjustanud õuna, peeglike. Seal peeglikeste vahel on sidekriips, peeglike seina peal, koma, kes on kauneim. Praegu kaklevad õuna ümber nii naised kui mehed, mõttekriips. Kujundlik väljend sobib kõigile. Oidipuse kompleks tähendab poja armukadedust, üks sõna. See on üli oluline. Vaata, mis juhtub, kui sa ei kirjuta armukadedust kokku. Juhtub poja arm. Poja armukadedus. Isa peale, koma, mis ületab normpiirid, üks sõna. Autor püüdis delikaatselt väljenduda. Ning poeg ei piirdu emaga sarnaneva naise kosimisega, mis on väga sagedane valik. Poisid eelistavad paarilisi, kes meenutavad ema ja tüdrukud otsivad isaga sarnanevat paarilist. Ja tänapäeval enamasti väljend motherfucker ei tähenda oidipust, vaid oma emale liiga tegemist. Trooja hobune on kuulus koletislik kingitus. Seletame, see oli maja suurune, suure maja suurune. Kingituse saaja, võib-olla nii kokku kui lahku, veeretas hiigelhobuse kindlasti koos, see liitsõna, sisse peitunud sõdalased kergeusklikult üks sõna ise oma linna ja kaotas sõja, koma, lollike. Oleme jõudnud oma päris pika teksti lõppsõnani, kokkuvõtteni. Olenemata sellest,
koma, kelle rahvas valib ja kes koalitsiooni moodustab, koma. Ehk siis jätkub pealause, olenemata sellest leiab järele jääv opositsiooniga ka Eesti Vabariigis. 2023. aastal oli kirjutatud see tekst, nüüd tulevad meil varsti presidendivalimised, siis tulevad jälle Riigikogu valimised, seejärel uuesti kohalikud omavalitsuse valimised. Nii et see tekst on igihaljas, aastanumber aeg-ajalt vahetub. 2023. aasta varakevadel kokku, koma, et Trooja hobune ruulib. Alati ollakse veendunud, et see pole see ja too pole too, et peteti ja vassiti ja see on olnud nii vana värk kui inimkond ise. Ei midagi uut siin päikese all. Koopajoonistest üks sõna, koopajoonised, jooniste liik, koguja raamatuni, mõttekriips, ikka sama jama. Oma teksti kirjutades võid, kas tead, kui sind inspireerib nendest antiigi sugemetega väljenditest, valida mõne, mis sind kõnetab. Oluline on, et sul oleks tore kirjutada. Tšau!